täna on siis plaanis lennata Moldovasse, aga lennufirma just teatas, et tänane lend Moldovasse jääb ära. Aga paluti ikkagi lennujaama tulla, vaatame, mis nad meile välja mõtlevad siis. Plaan oli siuke nädalalõpu reis teha 4 päevaks, 3 päevaks. See lennujaamas leiti lahendus, et sama lennuk, millega me Riiga lähme, mis hilineb ka seal Riias, et siis sama lennukiga läheb edasi. Redi nägu vajus selle peale kohe pikaks, et ei saa kompensatsiooni. Et jah, saime toidukupongi ka. Polegi nagu lennujaamas toitu ostnud, mina ostsin siukse sõiasingiga 6 euro eest. Saab kõhu täis. Remember to take off your personal belongings and please take you when opening the overhead lockers. Kust me kohtume? Õudne vihk. Meie autofirma ei tulnudki meile autot tooma nii-öelda, et siis võtsime lennujaamast uue. Mats kallima. Yes, go to the office by what or you can call and say bring the car. Okay, have a good day. Bye. Yes. Läbi saab küll. Auto on parima kohe. Kaamera on. Saab siis läbi või ei saa? Auto läheb hästi kaugele, et mitte nüüd pritsid. Ma ei tea, miilid seal on. Aga 60 meetri pärast vasakule. Ei tea, mis miilid seal korraldab. Sealt ei saa. Seal on siuke. Ohoi, jummal. Jummal. Tagasi siis. Okay. Ja nüüd teen siis. Pööran ümber.
iga kord autorendiga, ükskord saime lataka vastu aknaklaasi. Eelmine kord ei saanud nagu vedama kuidagi seda asja Aserbaidžaani. Nüüd on niuke jama. In 300 meters, saab keep siis left. läbi või ei saa? Then keep left. Tuleb hästi kaugele, et mitte neid pritsida. Kärnilid seal on. Saa 60 meetri pärast vasakule. Mida mis on nüüd siin korratud? Auto oli pannud üle porine. Aga rohkem vihma pidanud tulema. Oli meil vähe sinna pöörata. Kes see teadis on? Et siuke kope apartment, aga majad on nagu oleksin sõda üle käinud. Pole ime, et Venemaa tahab siis enda omaks tunnistada seda riiki. Aga no meil on uus maja. Et selle võime siis panna, kui me välja lähme 18 peale, siis ta jalutab meeldivaks jahedaks. Sain õigesti aru, jah? Kastid on ka nüüd, pole kunagi. Ma siis sõidan raportiga sinna ja juhenda. Oleme siis jõudnud Kišinjovi kesklinna. Inimesi on palju, kõik jalutavad. Ja see on ka üks jalakäijate tänavaid siin, kus siis peaks olema nii söögi kui joogikohad kui ka suveniirid. Vaatame. Et tuleme siis Eugen-Doga jalakäijate tänaval. See on kuulus Moldaavia helilooja, keda vist kahjuks enam ei ole elavate kirjas. Aga tema auks on siis tehtud selline tänav, kus tänavaplaadid on nagu klaveriklahvid, mustad ja valged. Inimesi on palju, ilm on soe, laupäeva õhtu. Kus need suveniiripoed siis on? Aga kus need suveniiripoed on, jah. See seal on siis Kišinjovi triumfikaar, mis on nime saanud nagu Pariisiski on triumfikaar. Noormees laulab siin imeluseid laule, mida ei tohi YouTube'is näidata, kuulata lasta. Samas ikkagi see tänav tundub mulle selline. Jah, ja siuke ilus lilleaed siin Triumfikaare ja valitsushoone juures. Kesklinnas saab discgolfi mängida, et siuksed discgolfi korvid on pandud üles iga Laternaposti juurde. Kaardi pealt vaatasin, et hea sirge tee, aga niimoodi, et ta üles alla käib, seda ma ei osanud vaadata. Rattaga oleks siin kõva minek. Kas see kohe peale silti? Jaa, kohe siit. Saab osta. Mistru. Ahah, siit vasakule. Jaa, nüüd ma saan aru, mis see on see. See on teadagi mis. Oleks Nestri äärde sõitnud praegu. Õudne. Tahaks Nestri äärde sõida minna. Ka mingi toll. Paremale.
piiri ääres. Teisel pool jõge juba paistab siis nii-öelda Vene-meelne nii-öelda isehakkan riik. Aga siin on ikka päris Moldova veel peaks olema. Loodetavasti. Muidugi mingid kummalisi piiripunkte oli tõesti just stoppmärke. Moldova pool piirivalvet ei olnud. Sealpool siis paistab see Venemaa nii-öelda jutumärkides. Külas, kus roosid õitsevad tee ääres. Me nüüd kohaliku kloostri juurde. Kõik vaatavad meid. Me sihukest otse teed lähme. See pidi olema kõige kuulsam vaatamisväärsus Moldovas. Ja Kalju kirik, aga ta ei ole ju Kalju sees. Ei saa aru. Olen nüüd ühe Kalju kiriku ukse ees. Ostsime kohalikku pirukat, kohalike tädide tehtud. Sõime autos. Väga maitseb. 25 raha. Ja tundub, et tädid on ise kodus teinud küll kohupiimaga, küll kartulikopsa või kirssidega. Üritame ikka esimest Moldovaaret leida siin, varsti on võimalus. Meie tulime sealt poolt teed mööda, meie käest raha ei küsitud, aga siit poolt tulijate käest küsitakse 10 raha. Täpselt selline vaade siis oli lennukis oleval Airportic ajakirjal,
kus tutvustati siis riiki nimega Moldova ja tema kuulsamaid vaatamisväärsusi ja üks kuulsamatest vaatamisväärsustest oli siis Orhei Vetši, kus on koobasklooster ja tavaline klooster. Ja pilt oli just ülevalt tehtud. Mõtlesime küll, et kust seda pilti tehtud on. No näed, siit, salaarsest kohast. Ei leidnud ka siit aaret. Ei lähe see aarete otsimine siin Moldovas hästi. See mägi oli ikka liiga järsk minu jaoks. Kaugustes paistab siis suur laventlipõld ja lillakas. Veel üks klooster, mille nimi oli Kipova. No see on nüüd Põllu. Ja mis lõhn oli? Kirikus pole veel meie kedagi. Siin puu all on ka paavst vist puhkehetkel probleemi järgi otsustades ja üks paavst seal veel istus teisel pool dressipükstes ja ka üks on tööriietes, siin käib praegu ringi. Kõik kolm on paavstid vist. Tipo monasteer on midagi sellist. Nestre lõgi on jällegi siin. Nestre jõgi jälle. Aga mis see seal üle jõe on? Venemaa ei teagi kohe. Mingi suur farm on seal. Olemegi vist jõudnud Kalju kiriku juurde. Ja noh, tegelikult ei ole siin ka mingit kirikut, on lihtsalt siuke uhtorg. Jälle kuskil valesti läinud vist. Äkki nüüd hakkame jõudma sõiks kohta. See ületab muidugi seda, mis ma siit ootasin. Mis sa siit? Ma mõtlesin, väike niukene palju seed enne ja kõik ära. Niuksin radu ma siit ei odanud. On jälle siuke sein, kuhu saab oma neid soove panna. Siia pole küll soove pandud. Ja siis siuke käik ja aga noh, peab ütlema, et ega siin ei ole inimene ju väga eriti midagi teinud ka kaevandamistöid. See on siuke auk. Ja siukseid joonistusi, mida saab osta suveniiripoessid kõrvalt. Siin on juba natuke vaeva nähtud siin. Aga see pannakse kohe kinni. Kirikus on siin nüüd siuke jahedam õhk. Pannakse kinni ka kohe see kirik. Kemmele jõuda ei sisse pääse.
paseritel, et see mees on ja kes siin oli, et jälgib, et me ei filmiks siin kirikus, aga tegelikult mees läks hoopis minema. Siuke Kalju kirik siis. Asi, mis on kummaline, et riikides, kus on siuke suur jõgi, siis igal pool on see laevu täis. Aga siin ei ole ühtegi laeva. Täielikult mitte laevatatav jõgi, kuna seal taga on Venemaa, kes ei luba siukseid laevu siia jõe peal liiklema. Aga siin on veel neid koopaid. Kirikukoopaid. Siin on siuksed kohad, kus väsinud rända saab istuda. Mõnedes tubades on isegi väike siuke ikoonikene. Kui liigume aarde poole, aga siin tee peal on jälle üks koobas ja see on nagu mingi blindaaž või siuke laskeavaga siukene. Samas saab ka siia neid soove panna. On ju nagu sõjaväes, näed seal laskeavaga. Ei lähe ka selle aarte otsimisega hästi, seda on leitud küll septembrikuus eelmine aasta, ehk siis mingi 10 kuud tagasi. Aga koht on jällegi huvitav. Seal on siis Venemaa oma suurfarmidega ja siinpool Moldova oma mägedega. Ja no, huvitavaid lõhnasid jah siin. Et sellist rada mööda siis matkame. Niisugust vaatepilt ikka kuskil näeb Venemaa teisel pool. Nii, mina leidsin siin nüüd metsmaasikapuu. Ilusad metsmaasikad kõik puu küljes. Ainult noppi ära. Kõik lahkuvad ja aeg on meilgi lahkuda. Rohkem täna lihtsalt ei jõua. Vaatavad massiliselt lavendlipõldu, läksime meiegi siis vaatama. Selline ta siis on. No see lõhnab. Õhtu käes, homme lähme veinikeldrisse. Täna proovime siis kohalikke toite. On siuke pirkas. Ja on väga matsev tegelikult. Juustu tartell. Ja siin on nagu vaese inimese võileivad ehk baklažaan tomatiga määritud peale mingi määre. See on nagu päris või see on kunst? Päris ikka. Et uus päev ja täna lähme maailma suurimasse veinikeldrisse. Olemegi maailma suurima veinikeldri väravas nüüd. Vaatame, kas meid sisse kalastakse. Autoga igatahes mitte. Sees on väga uhke purskkaev. Ja teine veel uhkem. Tasuta wifi soon. Viinituur. Mine sa sinna, siis ei võta koht ära, seda võtta.
sa ikka 100 kilomeetrit, 200 kilomeetrit siukseid käike. Veinivaate tuleb aina rohkem teedel juurde. Et 200 kilomeetrit käike on siin, siis see kosk on kunstlik, et pumbatakse ülevalt veekogust sinna vett ja sealt voolab alla. Ja siin on see masin, millega tehti siis Paekivis siukseid blokke linna ehitamiseks peale sõda. Kohaliku teadlase leiutis. Et need vaadid kõik, mis siin on, mida me tänasel 5-kilomeetrisel ringkäigul näeme, on tegelikult tühjad, et siia lubatakse ka oma autoga inimesi ja see rikub veini maitset ja lõhna ja kõike, et siis hoitakse tühjad ja siis õiged veinid on töötsoonis. How many kilometers? You said it's 200 kilometers total, but 55 contains wine. Only 55 are used. Yeah. 5 for touristic purposes, and those other 50 we bottle the wine in those 50 kilometers. So, Republic of Benin, China, Japan, Poland, Romania, and so on. A lot of these people are from China because 60% of the wine that we produce here in Liège is being exported to China. After this, we export most of our product in Poland and in Romania. Of course, we export to other countries, but these three are the main. Also, all of you can have a private house, but there are some conditions to be met. So firstly, you have to pay a sum of 500 euros per year, so 40 euros per month, to maintain the house. Then you only have the right to store in your house wine bought from Liège. So not from the entire Republic, but from Liège. And we don't do deliveries. So it could be in any point of the world, but if you want a wine from your collection, you have to come here. And we will go this way. So therefore, we need the cork to always be touching the wine. Also, you'll see on the neck of every bottle a good layer of wax. And now, when we see this wax, so the French method, it includes a double maturation of the wine. Firstly, it used to mature in oak barrels, then we transferred them to these bottles. We added sugar and yeast to the wine, so the yeast could eat the sugar and give us those CO2 bubbles. We encapsulated them and let them be for a period of time in houses horizontally. After that time, we placed them at exactly 45 degrees, so that all of the sediments could fall here in the neck of the bottle. So you can still see all of those sediments from the 90s. This first part of the process is called remoage. Then we had to get rid of the sediments so we could possibly drink the wine. Then we had to freeze every neck of each bottle in minus 25 degrees in liquid nitrogen. So we got all of these sediments in a form. The extraction of limestone at the first stop in cubic shapes. Then in this room happened the exact same process, but only in circular motions with another machine, which is... Veini jumal, kelle pead katsudes ei jää täis. Purju ta Ma tahan ikka vahest täis ka jääb. Nii, filmi siis ma katsun kaablit. Parem oleks.
enam purju ei jää. See on jumal, see on tühja vee taha kõik. Tühja raha. Tea, kuidas selle needuslides pärast ära kustutada saab. Alcoholism, and for that cause he initiated the law of prohibition, which included the fact that you couldn't drink, produce alcohol, and all of the vineyards needed to be cut down. And this third condition was a real threat for us because it is said that 20% of the vineyards plantations on USSR territory belonged to us because we were a part of it. So the workers of this enterprise thought about a solution so we won't waste all of this treasure that represents us as a culture, because we produce a lot of wine, that's why we're known for it. So they selected 50,000 bottles of the best wine in the whole republic, and they hid it in that secret room in front of it. So this room is guarded by a door made out of natural stone. Of course, it's Gorbatšov käskis need laod tühjaks teha kõik. 3 tons, and it is placed on tracks. So you're able to see the tracks. But these were taken out, of course, after we closed the door. And when you look at it, it has the aspect of some normal houses. You can also, take a look in there if you like, because we either sold some of them or we participated in different competitions with them. And now we just let them be there as our national heritage. Some of them are not so great to drink anymore. So we're just going to... Siia peideti siis need veinid, mis Gorbatšov ei pidanud nägema. Tavaline käik. Tore midagi. Ja palju rahvas sai kogunenud. Purpose to find something, just for aesthetic 2,5 purposes. kaalub suuks. Up there you see bottles again, and some national elements that represent our culture. Salaruum, kus vabamüürlased saad veini joomas käia. To the people that actually work here now, and all other photos taken out during the process of the process. And now we're near the central gates, then went to the waterfall, down to the Golden Collection, and now we're up 57 meters underground at the big tasting room. 4 big barrels as well. Suur maitsmisruum ootab meid, aga meil ei olnud ju maitsmist. Meil ei olnud maitsmist, jah. Siin ei olnud ka kirjas, et oleks jätta Ja liinituur lõpeb loomulikult poe külastamisega, kus on saadaval 73. Just. 30 000. Seda veini kohta ei tea keegi, mis asi see on, aga 30 000 ehk siis pea 2000 eurot. See ongi 2000 eurot. Miks nii kallis? Ja oleme jõudnud valmis ehitamata veini instituudi juurde, mis jäi Gorbatšovi alkoholivastase poliitika tõttu lõpuni ehitamata. Tundub, et see veini instituudi sissepääs on kinni müüritud. Oleme siin veini keldris, see on mõttes ämblik. Tea, kas siit saab kuskile üles? Poriin. Leidsin kurja juure, siit oleks trepp pidanud teisele korrusele minema, aga
siit seda ei lähe. Kahjuks ei saagi kõrgemale minna siis. Me jõudnud maja lifti saati. Kuskil peab ka trepp olema. Siin on kõik metallist ära võetud asjad. Sai leitud ka trepp, kust üles saada. Natuke ronimist sinna kõrgustesse, siit pidi head vaated olema. Nii, 8. korrus. Kaotasime Fredi ära korraks, et tulime eri treppidest üles. Aga kõrgemale saab veel ronida. No, siin on teine trepp, kust mina tulin. Nii, peaaegu tipus. Tänase veinipäeva siis lõpetuseks siis selline üritus. Teine vaateplatvorm. Sai natuke veel kõrgemale siin. Suht maja katusele. Liftisahtid muidugi. Nagu näiteks sees. Nii, aga kui teistpidi vaadata, mis me näeme, üleval pool on liftiruum, aga kuidas sinna saada? Seisma või? Fred peseb autot siis. On varem ka autot pesnud. Tükk autopesu läheb mingi 4,5 eurot maksma. Ja päeva lõpuks oleme botaanikaaias Kišinjovi. See maksab 10 raha ehk siis mingi 60 senti. Nii, leidsime oma esimese geoaarde siit pargist. Aga no seda ma kahjuks ei filminud. See on rosaarium, ütleksin. Kõik on roosid. On liltlehe öös selline. Ei ole.
Siin kõvi kollane. Erinevalt Aserbaidžaanist, mis meile meeldib, et siin on turismiatraktsioonide piletid kohalikele ja välismaalastele sama hinnaga. Linnas on niisugune mahajäetud hotell nagu National, siin oleks alles põnev segada või segulada. Aga no ei saa, praegu oleme autoroolis ja seal on aknad vist trellitatud all või... Aga näe, graffitit on kõik ära soditud ja siis ikka kuidagi sisse on saadud.